No Erki, alustame seda Kiltsi lennuväljalt, aga seekord mitte kiirendusega. Tegelikult võib öelda kiirendusega, aga kiirendame hoopis betoonifreesidega või? Kiirenduse eeltöö. Ja nagu näha, siis meie selja taga töö käib 5 põletiga. Siin käib 5 põletiga, seal taga käib veel 9 freesiga. Tulime vähekese rada preppima. Aga räägi, Erki, mis meil täna tegelikult plaanis on ja mis me siin möllame? Täna siis tegelikult jätkame eelmise aasta plaani. Kuule, aga ma ütlen vahele, et kes veel ei ole vaadanud, siis vaadake meie esimene video ära, kui me istusime seal laua taga ja rääkisime nendest plaanidest. Ja nüüd on see päev kohale jõudnud, et me plaane teostame. Jah, siis meil olid plaanid. Meil on muidugi plaanid vähe muutunud. Just. Et seekord siis üritame võtta üles selle vana prepi, mis siin on aegade algusest olnud. Gaasipõletitega. Jah, gaasipõletitega. Katse-eksitusmeetod. Meie teinud seda ei ole ise. Tundub, et töötab. Aga no mujal maailmas täpselt nii tehakse. Jah, mujal maailmas nii tehakse. Ja olen ise praegu proovinud siin päris mitu korda ja tegelikult võtab väga hästi. Et ei saa öelda, et ei toimiks. Ja väga lihtsa vaevaga, kui ta sulle ees 3 põletiga ikka ära kuumutab selle kummi, tuleb ilusti ülesse. Ja meil on 2,5 kilo gaasi nüüd võetud siia. 8 korda 30 kilo või 33. Ja. Et üritame nendega nii palju ära võtta, kui saame. Ja siis teine töö on, freesime selle aluse betooni siledaks. Just. Selliseks, ütleme, kraasi põrandaga, mitte libe. Ja tegelikult see freesimine juba ju tagaotsas käib siin. Ja, pärast vaatame seda freesi asja ka, mis seal toimub. Meil ju siit on näha, et vähemalt 8 freesi käivad või kogu aeg samal ajal? Circa 8-9 freesi meil käivad, mehi on palju. Et see on väga hea, nagu tööjõud on korralikult. Seekord on meil tööjõudu palju, et meil jagub. Vähemalt tänaseks päevaks on väga palju tulnud, et homme on kindlasti vähem, 1 päeva inimesi on palju. Just. Aga täna teemegi suured asjad ära, võtame prepi ülesse, freesime vast mingi pool ära ja üritame segutöid teha. Just. Ja kogu see eesmärk ongi see ju, et tegelikult uus prep siia raja peale hästi maha hakkaks on ju, ja see rada nagu poorne ei oleks. Noh, nagu siin on näha, et igal pool on tegelikult augud ja värgid on sees on ju. Ja selle me kaotame kõik ära. Ja, plaan on, vaatame palju jõuame, kuidas freesid kestavad, palju võtab, aga ideaal on niisugune sile põrand nagu. Just. Et see on mitte libe, aga niisugune sile lihtsalt, et ei ole auguline ja poorne ja ebatasane. Oleme jõudnud freesimise juurde. Meil on võetud siis Craamost ja Storendist hunnik freese. Suht nii palju, kui neid üldse on siin jälle võtta vist. Osad bensuga, osad elektriga. Ja laseme nüüd diagonaali 2 pidi iga plaadi 1 korra üle. Siit on hästi näha, kuidas poisid teevad. Ja vaatame, mis, et võtab natukene ühtlasemaks. Eesmärk on saada terve rada 1 korra niimoodi üle käia. Ja siis, kui freesid kestavad, ära ei kulu ja toimib asi, aega on, siis hakkame järjest rohkem vaatama sügavamaks. Ja siis, kui me saame freesitud, vaatame seda freesipinda ka korra. Siis, kui freesitud saame, siis on plaanis teemant kättega veel teha, niisugune viimane lift. Muidu võiks kõik teha teemantiga, aga teemanti kulu on ilgelt suur ja seda ei jaksa. Läheb juba kalliks ära, on ju. Ja. Aga nüüd on juba niisugune päris mõnus pind, ei ole enam niisugune nagu stardialas oli. Kindlasti mitte. Välismaal tehakse seda tegelikult päris suurte betoonimasina või nagu maanteefreesidega, aga meil, kuna betoonifrees ei ole, on asfaldi omad, siis meil on see nagu suht keeruline teema. Pigem manuaalsem töö, on ju? Täna on ta manuaalsem töö, võib-olla kunagi, kui rahakott parem on, äkki teeme suurte masinatega. Just, kui rajafond veidi ikka parem. Just. Eks meil see ongi nüüd 2 nädalavahetuse ettevõtmine, sellega üritame ära teha, et oleks kevadel tuleks ideaalne prep meile. Just. Meie mõistes ideaalne. Praegu me loome siis tingimusi, et see prepi saaks teha ideaalselt. Prep jääks hästi kinni, teeme raja puhtaks, pärast peseme raja puhtaks enne preppimist, kõik puhastame, kõik jutud, värgid, särgid. Nüüd saame kõik selle vana sodisid maha, mis siin on aastatega olnud, mis ei lase sellel prepil siia külge jääda siis ühesõnaga. Just. Ja kui me selle kõik minema saame, siis püsib ka meie uus prep hästi, eeldatavasti, loodame. Just. Meie päris prepimehed ei ole, aga me anname neile kõik võimalused, et see oleks maksimum hea. Just. Aga mulle tundub, et need freesid praegu võtavad tegelikult päris hästi seda betoonpinda, et on näha, et on ikkagi üle käidud. Jaa,
et läheb paremaks, aga ideaalis võiks veel rohkem nühkida. Aga enne ei julge, kui üks kring on peal. Arusaadav. Et meil ei ole kuskilt midagi asendust võtta, kui masinad otsa peaks saama. Väga vinge. Ja lisaks ütles, et betoonitööd läheb ka kävel käiku, on ju? Nüüd lähme vaatame veel lõpust üle need betooni asjad, mis eelmine aasta on tehtud, et kas on kõik elus, mis ei ole elus, teeme uuesti ja võib-olla teeme veel raja lõpus pidurdusmaad veel, kui meil tööjõudu ja ilma ja kõik on. Tundub, et segu on meil üks alus, et sellega peaks saama omajagu asju teha praegu. No, täna on kell 11 ja meil on veel 1,5 päeva vähemalt minna veel, nii et. Ja, täna lubas ilusat ilma, homme vähekese vihmavõimalus ka. Suuresti meid see väike vihm ei sega. Jah. Aga suur vihm on väike probleem ja külm ei tohi olla. See nädalavahetus on soe. Meile sobib ideaalselt. Meile sobib ideaalselt. Meie teeme ära kõik asjad. Lähme vaatame seda betoonivärki siis. Ja, lähme vaatame seda betooni ka veel. No oleme jautanud siia finiši poole vaikselt ja vaatame üle, mis me oleme eelmine aasta teinud. Siin mõned parandused. Et ja näed, 400 meetrit on täpselt siin maas. Siin me siis laseme gaasid lahti. Siit laseme gaasid lahti. Mina ei lase, teie Sina ei lase, meie laseme. Aga siin on ka siis tegelikult üks päris siis rajalaiune parandus, mis me eelmine aasta tegime. Suured lohud, jah. Ja kontrollime nüüd üle, et kuidas kestnud on, sest et väga suur ju, tegelikult küsimärk oli see, et kas peab talve vastu ja kuidas vesi hakkab mängima ja jää ja hakkab tõstma siin asju. Ja selle jaoks on sul spetsiaaltööriist olemas kuskil. See on jah spetsiaaltuul, selle saab Summit Racingist tellida. Summit Racing, spetsiaaltööriist. Spetsiaal. Jah. Sellega siis... Raja testimistööriist on see. Vaatame, näitame, kuidas see töötab. Näinud ei ole, siis näib tavaline haamer olevat. Ja, aga võite eksida. Aga jah, siin on siis plaadi otsalohud, mis olid 2-3 sendised mõne koha pealt. Päris sügavad oled tegelikult. Et 300 pealt siin autod tegid ime asju. Et kui sul rahe peal pidamine ärgab ja neid on siin 3. Kui vaatad järgmine plaadivahe ja ülejärgmine plaadivahe. Näed siit hopsti, siin on näha ja seal on ka tegelikult näha. Need on siis kõik samasugused tööd nagu siin tehtud selle koha peal. Just. Ja siis... Eritööriist. Eritööriist. Ei kõmise. Kinni on. Servad natukene on siuksed pragulised. Aga nende vastu me suurt teha ei saa niimoodi kiire asjaga. Ja, et selle pragulise ääre vastu nagu väga palju teha ei saa. Me ei saa seda terva tugevaks teha hästi, et eks me katsetame, kui meil aega on. Ja tundub, just jalutasime tegelikult läbi ja kõik asjad on kinni. Mõned seal taga pidurdusmaa peal on natuke vaja parandusi. 1-2 tükki. Eelmistel aastatel jah, aga ütleme, et suures plaanis saame jätkata. Aga kui me loeme kokku, et me tegime mingi 20+ parandus minimaalselt, isegi rohkem tegelikult. Väikseid tegime rohkem, suuri tegime vist 8-10. Just. Ja põhimõtteliselt 5% äkki läheb parandusse, vahetusse. Just. Et segud on meil seal nüüd. Aitäh Weberile. Aitäh Weberile, kes pool alust andis ja aitäh transpordifirmale, kes meile tõid asuta nad siia ära. Kohalikud sõitjad, kõik, kes oma käe alla panid. Just. Ja nüüd ongi plaanis enda segudega teha neid parandusi ja teha ka kõvasti pidurdusmaad paremaks. Just. Et freesida me seda veel pidurdusmaad ei jõua, aga teeme need suured katkised, näita siia. Selliseid auke on täis kõik nagu seal ja siukseid asju, mis on raja peal, üritame siis kõik ära parandada. Ja, ütleme nii, et kui selline auk sul ikka 300+ kilomeetrit jääb ratta alla, isegi siis, kui sa juba hakkab pidurdama, siis tegelikult see ei ole väga hea. Slick rehvile ei ole see üldse hea. See ei ole üldse mitte hea. Rehv läheb kergelt katki. Täpselt. Ja proovime kõik siuksed asjad siin üles leida ja korda teha, et oleks ikkagi ohutu ilusad numbrid näidata siin rajal. Ja meil oli parema raja 100 meetri kandis oli ka üks lohk veel, vähe suurem. Sinna siis katsume EPO lahendusega segu panna, et kindel oleks, et ei ole seda loteriid, mis meil siin taga otsas on. Ja see on siis sellepärast, et tegelikult see kiht, mis läheb, on nii õhukene, on ju? Jah, seal on nii õhuke kiht ja me ei taha seda freesida väga sügavaks igaks juhuks. Ja siis teeme lihtsalt puhtaks freesimise, teeme EPO primeri alla ja siis meil on üks teine segu, mida saab veel õhemalt panna, paneme selle segu siin alla, et siis kaotame selle suure hüppega sealt ära. Eks seal midagi veel on neid muhke asju. Aga nendega tegeleme võib-olla äkki järgmine nädalavahetus, kui meil on aega ebatasasustega tegeleda. Seekord plaanime segutööd ära teha, preppi üles võtta ja freesida nii palju, kui saame. Ja siit on näha, ka eelmise aasta proovisime teemantiga seda asja teha, sama, mida me täna teeme. Siit käisime hästi kergelt freesiga üle ja siit on juba näha, et siledamad, tasasemad pinnad hakkasid välja tulema. Aga siin me tegime 30 meetrit ainult mõlematel plaati.
proovisime lihtsalt, et mis sellest välja tuleb ja täna me siis teeme seda põhjalikumalt, täpselt sama asja. Just. Üritame siis teha täna. Meie varasem eesmärk oli 200, oli algne. Edraga tegime plaani 300, et kuni, aga nüüd siis ilusa ilmaga me jõudsime otsusele, et terve rada. Kogu 400 läheb kogu 400 läheb 2 plaadi laiuselt lihvimisse. Tegelikult mõistlik on sellepärast, et kui me vaatame see inimeste arvu, kes meil siin on, meil on 20 pluss inimest praegu rajal tööd tegemas. Et siis mõistlik on kogu see tööjõud ära kasutada ja ikkagi võtta see asi nii ette, nagu me oleme tahtnud. Ja, pikad plaanid, plaanitud. Hetkel tundub, et kõik sujub täpselt nii, nagu me oleme plaaninud ja lootnud. Et näeme homme õhtul, mis siis homme veel lõpptulemust ei näe, saame teha vahekokkuvõtte ja järgmine nädalavahetus loodame ilma. Just. Ja et vähegi inimesi tuleks ja jätkame selle tööga. Täpselt. Eks vaatame pärast õhtupoole, teeme veel, räägime natukene, mis meil siin saanud on ja kuhu me asjadega jõudnud oleme. Just, aga nii kaua anname freesidele ja põletitele valu siis. Jep. Ja seguämbritele. Freesid on vist siin 7 või 8 tundi juba kuuma saanud. Täna juba tööpäev hakkab lõpusirgele jõudma. Palju meetreid on tuld? Sirgel oleme. Ma pakun, et me saame 300 freesitud. No 300 on jah, umbes seal piiri peal, kus praegu frees pihta hakkas. 300 piiri peal on ja poisid on praegu seal stardi alas peaaegu või? Ma arvan, et 60 meetri peal umbes seal kuskil. No mõned, Riivo on siin vähe lähemal. Jaa. Ta on aeglane poiss. No Riivo läheb tasa ja targu, nagu võtab freesiga. Aga eespoolt põletitega vist sai ühele poole, et seal põletitöö on põhimõtteliselt tehtud ja natuke seal veel proovivad, nokivad. Väga palju ei saanud, nii poorne on, et väga palju välja ei tulnud, et tuleb freesiga ikkagi võtta. Just. Pealmise paksukihi saime maha. Betoon on nii poorne lihtsalt, et selle pealmise kihi roogib ära, aga sinna nagu betooni aukudesse jääb ikkagi päris korralik kiht veel sisse ja ei olegi midagi teha. Just selle vastu ei saagi ainult freesida. Freesid saavad vatti, raske on. Vähe väiksed masinad ikkagi. Siin on väiksed masinad 400 meetri jaoks. Loodame, et köstavad ära meil sellega täna nädalavahetuse ilusti. Väiksed mõned juba nõrkevad. Mõned masinad nõrkevad, aga edeneb. Jep. No, siit on ikka näha, et on üle käidud ja muster on nagu. Tahaks veel tegelikult. Aga siuksed asjad vaata muidugi on, nende vastu ei saa midagi teha. Nende vastu me ei saa, jah. Kui on auk, siis on ikka auk. Aga on veel ebatasane, teemant jaoks palju tööd veel. Loodame, et me saame veel freisidega siit vähemalt ühe korra üle käia. Ja selle nädalavahetuse plaan on siis puhtalt freesida, et järgmine nädalavahetus on see... Jaa, teemantit see nädalavahetus. Proovisime ära, nägime ära enam-vähem, kuidas kulub. Et toimib, on ju? Jah, toimib, aga kulub. Aga vaja tööd teha kõvasti. Ei saa lihtsalt. Midagi siin rajal lihtsalt ei tule, Ei. Lihtsalt tahaks teha maksimum hea pinna, vaatame, kui hea me suudame teha selle vahenditega. Sest meil enne kevad tormi on ainult see ja järgmine nädal vahetud. Meil rohkem aega ei ole lihtsalt. Tegelikult on muidugi kõige tähtsam ola on jäänud veel. Jep, ja seda tahaks rühmida palju veel. Jah. Tegelikult nüüd et kui järgmised kihid teha, siis võiks alustada siit poolt. Just, alustame stardi pool. Teeme finišin ära ja siis järgmine nädal võib-olla teeme siit starti veel. Jah. Ka siit, kui põletitega on üle käidud, siis on ikka näha. Mõnest kohast on juba betoon lahti löönud. Kuumaga. Kuumaga, jah. Ja põlema lõi. Aga vaata, kui poorne on vana pind. Püüa selle peale nüüd teha ilusat preppi. Ei ole võimalik. Ei olegi. Selle pärast me teemegi seda. Aga see ikka, mis siit juba on ära kooritud, on ikka väga suur saavutus. Jah. No nii, Erki. Viimane kord, kui me filmisime, siis see oli esimene rajatööde päev, kui me siin põletiga möllasime. Ja vahepeal vist on olnud äkki niisugune 6 päeva vähemalt lihvimist, betoonitöid, freesimist ja siis on veel 3 päeva otsa olnud prepitöid. Me filmisime
seda kui võtsime prep üles. Esimese nädalavahetus filmisime. Just. Et sellest on meil nagu mingisugune teema olemas. Jah, mingi 10 päeva tööd vähemalt, 10 täispäeva tööd. Jah, teisel nädalal siis käisime freesidega pinna üle ja siis hakkasime teemantitega lihvima. Meil oli äkki 4 suurt teemat lihvijat ja mis asi, meil oli esimesel lumi. Hommiku oli, Viljandis tulid, oli 10 senti lund nagu. Sa nägite siin 3 või 4 aasta aega ära siis kui filmisite? Ma siin Pärnus juba helistasin, olin sahameestele juba, uurisin, kust Haapsalust sahka saab, et kohalikele, et tõmmake mõni sahamees maha, et kiltsil puhtaks lükata. Aga siia jõudsime, ainult vesi ja natukene märgne, mitte midagi muud. Ja ega me siis oligi teemantitega käisime, freeside ja teemantitega lihtsalt 2 päeva tuima nühkimist. 400 meetrit lihtsalt. 400 meetrit käisime nii palju üle, kui vähegi võimalik on. Just. Ja siis oli viimased betoonitööd ka, no ja neid segutöid tegime ka, mida sai, aga häda oli selles, et ilm oli niisugune 5 ja 10 kraadi ja ikka mõned segud natuke külm oli. Tegime neid siin parandus hiljem veel natuke juurde. Aga ütleme, et tulemus ei jäänud niisugune nagu tahtsime. Natuke niisugune jäi kriipima. See teise nädalavahetuse lõpp. Teise nädalavahetuse lõpp, et sitaks parem, mis oli varem, aga kriipima jäi. Ja siis, kuna ma talvel panin veel mai lõppu ka 1 kuupäeva kinni, kuna siis oli kevadtorm läbi. Just. Siis võtsime veel 1 korra ette. Mõtlesime, et proovime 1 korra veel. Siis võtsime uuesti teemantid ja siis saime ka Epotexis suure teemant lihvi, mis siis nagu ise sõidab puldiga juba. See oli nagu tase, see tegi tööd. Et sedega nädal aega siin lihvida, siis me saaks garaaži põranda nagu. Aga rahakott jääb jalgu sellele asjale. Aga sellega tegime siis 150 meetrit, umbes 200 ja teistega siis lasime kuni lõpuni välja. Lisaks tõmbasime siia uue värvi, sirgemad jutid. Just, vaata neid jutte ka. Ja värviskeem on siis, me oleme kuskilt oleme näinud seda varem. Euroopa kiirem värv. Euroopa kõige kiirem värviskeem. Euroopa kõige kiirem Santapoolist. Et see on päris... Nüüd on kiltsipood meil. Päris äge. Kiltsipood. Et vaatasime, see oli niisugune, mõtlesime, et värskendame, et teeme uus algus ja uus alaliit või alakomitee ja uued plaanid, uued rekordid, et teeme kõik uueks. Ja siis värvisime, lihvisime, mingid seguparandused olid. Palju rahvast oli? Ei, väga ei olnud, ega me ikka siin 10 inimese kanti oleme suutnud olla, et ega meid väga palju ei ole rohkem olnud. Et sellega oleme hakkama saanud, et suht karmid nädalad on olnud ikka pühapa õhtu koju jõuad, ega siis kellegi pooled vennad oli ikka surnud. Aga käed värisevad veel unes ka. Ja siis tuli kulminatsioon. 4 päeva hommikuks olid kohal Rootsi Udiksvali rajamehed, siis ütleme, mina ütleks, et üks Põhja-Euroopa kõige kõvem kaader. Top tiim, kes teeb rada. Võtsid oma tehnika kaasa, liimimasina, rotaatori, 2 lohistit, võtsid liimi kaasa päris palju tünne, VP-liimi 100%. See on nüüd see kõige tummisem. Kõige tummisem, ilma segamata. See on ilma segamata. Ja 12 slikki kaasa. Ja siis 3 päeva lohistasime, nühkisime. See oli julm, ja nüüd siis, mis siin, meil on siin esimene liimirada Eestis. Ja kuidas rootsad ütlesid, kui minema läksid siit? Rootsad ütlesid, et tulime, siis teil oli lennukas, läksime, siis meil on liimirada. Või dräägirada, siis teil on dräägirada. Et see ei ole lihtsalt lennujaam enam, või see vana lennuväli, et on päris rada. Ütlesid, et hästi hooldate, õigesti hooldate, siis 5 sekundit on siin täitsa vabalt sõidetav. Just. Et see ei ole nagu mingisugune probleem. Et praegu, kui me nüüd räägime, siis me oleme Gasoline Capybara päev 0 on praegu reedene päev, kus sõit ei tule. Aga enne seda tegelikult paar autot on siit läinud juba. Ja tulemused on väga palju lubavad. Testipäeval siis käis Ige, Viljar ja Andres Miller käisid siin testimas. Tegelikult neil ei olnudki algul plaan üldse tulla nagu siia muud tegema, kui tagaotsas seal Ige tahtis harjutada sõitmist, kuna tal uus auto Street Classis OL-i 1 aastaga. Ja tahtsid harjutada, aga kuna rootsad ütlesid, et issand jumal, et purni teete, siis anke ka vinti. Ainult paremaks läheb. Tegid neile vähe liimi ka natukene ratta alla, kergelt spreitasid käsitsi ja lasid teha ja Viljar tegi siin,
vaatas logi, siis oli 6 sekundi sõit. 6 ta küll lasi 150 meetrit umbes, aga esimene ots. Ja meil tagaotsas oli mingid muud tegelased seal, tegid oma asju ja siis ei saanud lõpuni lasta. Ja, aga esimene ots ja siis logi järgi võis arvata, et 6 kindel. Ja Eesti rekord on praegu 7-1 vist oli või 7-2 on Eesti rekord. Et, mida tähendab rada? Jep. Mida tähendab rada? Viljar tegi teise stardiga siukse laksu sinna. Ja ega Millergi halvasti ei pannud, et temagi oma uue tagasilla ja asjadega esimest korda OL-is ikka ammustasid, see oli juba ammustamine. Juba hea raja tunned ära peale burnout'i lõppu, kui teeb selle kiuksu. Andrese videodest on näha, kui nagu seisma jääb ja kui teeb selle kiuksu, siis prepib nagu. Ja saime nüüd siis rootslastelt juhised, kuidas preppida, kuidas hooldada, et see rada nagu miinimumprogramm oleks iga kord täidetud. See on küll kõikidel võistlustel, mis kiltsi toimuvad. Ja, et me enam ei lase siin võistelda ilma preppita. Et sellepärast, et see rikub rada, ei tea kunagi, kes õlitab, kas õlitab, kõik see on nagu tuleviku mõttes ainult halb. Ja just, et arvest seda, et kui palju see on pannud aega ja finantse sisse. Väga palju toetajate poolt. See aasta siis on circa 40 tonni kulunud siia raha. Päris karm. See on siis ainult raha eest, rääkimata siis töötundidest, mida võiks panna, ma arvan, korda 2, kui võtad siukse. Ja rääkimata sponsoritest veel, kes on pannud oma õla alla igasuguste rentide asjadega ja odavamaks neid asju. Oleme leidnud päris palju toetajaid. Ja saime siis rootslastelt selged juhised, et peame ikkagi 1 tünni liimi ühel võistlusel ära kasutama. Et see on siuke miinimumprogramm, kui 2-päevane võistlus on. Ja mis me siin tegime nüüd? Täna jõudsime Otiga, hommiku tõmbasin veel Tartusse, Ott siin nädal aega ehitanud, ehitasime, lõpetasimegi liimikäru, et meil nüüd siis uus liimikäru. Ja miks sa tegite, ongi siis see, et tegelikult sina ja Ott. Ja me saime nüüd juhised ja roostlased siis ütlesid, et teie või mitte midagi. Teie või mitte keegi. Et siis nende juhiste järgi hakkame siis preppima. Võistluspäevadel siis. Et plaan on siis preppida hommikul hari peale, meil on jälle toetajad, saime hooajaks harja igale võistlusele praegu. Traktor, selle mingi vandi või? Ta on natuke suurem ka vandilaade, jah. Et selle saime omale, et iga hommikul laseme harja kõik puhtaks, siis on niisugune pool tunnikest lohistamist, vastavalt ilmale asjadele. Uute slikkidega siis, et meil on nüüd veel, meil on nüüd 1,5 jooksu tutikaid slikke. 1,5 jooksu tähendab seda, et 4 slikki läheb masinale. Et meil on siis, ütleme, 4 tutikat ja 4,5 tutikat slikki veel alles. Ja saab siis võistluspäeval lohistada. Et hommikul siis mingi 1,5 tunnikest lohistab, äratab ellu raja, ta ajab soojaks vähe, niimoodi, ja siis teeme ühe liimisprei täis raja ulatuses 400 meetrit kahes laiuses ja siis päeval võibolla mingisugune 200 meetrit. Pärast lõunast hõlmata. Ja kuskil peale 2.–3. ringi algul vaatame, kuidas asi kujuneb ja mis siin nagu tuleb, et eks meile ka uus asi, aga üritame siis vähemalt seda miinimumi teha, et võibolla me seda ideaali veel esimesel võistlusel ei oska teha, aga ma arvan, et aga see õpib ju. Et siin nagu seda ei oska keegi isegi hinnata, kas me tegime ideaali või natuke kehvema, sest keegi pole sõitnud sellisel. Täpselt. Et seda võibolla järgmine aasta oskavad hinnata, et kuidas meil õnnestus see asi. Ja ma ütleks, et see on nagu täiesti uus lehekülg Eesti träägi rajas ja träägi selles prepis ja need teadmised, mis te rootsidelt saite, nagu on täiesti nagu hinnamatud. Support on olemas alati, ütlesid, et helistage, kirjutage, midagi on. Pluss nad jätsid meile täna nüüd lohisti, et me saame 2 esimest võistlust ära käia, teha. Saadame neile selle lohisti tagasi, et joonistasime üles, et ruttu teeme omale täpselt samasuguse, et ei hakka siin midagi leiutama, töötav lahendus. Pole pointi. Ongi lihtsalt vähe raha jälle ja töötunde ja asi korras. Ja et siis jõuame äkki selle alaga niimoodi, et lõpuks on meil ka rotaator. Seda siis, see on siis siuke asi, mida siin maal nähtud ei ole. Aga sa käid siin raja peal siis? See siin nühkis 3 päeva. Meil oli 3 traktorit, nühkis 3 päeva põhimõtteliselt. See oli nagu nii tihe liiklus, vahepeal võistluspäeva pole ka nii tihe liiklus, kui siin kiltsi oli. Ega neid traktoreid siin hooajal lihtne saada ei ole, et põllumeestel on kõik nagu töös, aga jälle toetajad tulid, aitasid, andsid, ei olnud probleemi. Ja eks ta niimoodi läheb, et väristama peab palju, et see asi niimoodi ära teha. Kuna meie võistlusi korralda, siis meie nagu ei teeni selle pealt. Meie teeme seda ainult selle raha eest, mis me kuskilt saame. Ja eks ta nüüd siis ongi plaan, et eks see prep peab natukene hakkama nii-öelda sisse tooma, mille eest me saaksime soetada tehnikat, vahendeid ja nii edasi. Et eks siis peavad kõik hakkama sellega arvestama, et ikkagi võistlused lähevad kallimaks. Aga nagu on öeldud, et kõik on tahtnud seda liimirada. Meil nüüd on see liimirada. Et
tasuta enam kahjuks ei saa sõita. Ütleme nii, et ajad enam raja taha kinni ei jää. Ja. Et kui vanasti enne rajatöid oli see kindel, et kui sa said teatud raja OL-klassis, siis oli juba otsustatud sõit. Enam sükust asja ei ole. Ja, eks nüüd homnegi päev hakkab näitama, loodame, et esimeses ringis ikka seda õlitamist väga palju ei ole, sest ma kardan, et tulevad mingi pooltille ja karikad jagamisele siin lõpuks, kes kõvemaid asju lõhkusid. See oli see huumorivärk, aga noh, või siis on lihtsalt jõudu vähe, ei jõua üldse minna. Just. Pluss meil ju siin alakomiteega olid need ümbersõiduplaanid ja asjad. Just. Et tagasisõit hakkab olema nüüd ikkagist ringiga ja sellega loodame, et saame võistlused palju kiiremaks. Noh, ühte ringi miinimum loodame saada juurde päevas. Just. Või siis kaotatud ringi tagasi, mis on õlitamist asjadega kaotatud. Et ongi pane stardis minema ja pärast 400 meetrit saad gaasi maha, veered lõpuni ja teed sealt kiiruga tagasi. Täpselt nagu One Mile Challenge. Aga lihtsalt tagurpidi. Jah, just tagurpidi lihtsalt. Rahulikult sõita. Seisma jäävad ainult need, kes on paar suurt klassi varjuga. Pro Bike oli vist ja vaatame, mis me selle junioriga teeme, Tracksteriga, et neid ei ole ka vist mõtet ringitada. Jah, just. Aga seda vaatame siin natuke esimesel päeval jooksvalt, et kuidas meil need asjad lähevad, et kuidas korraldajad nõus on ja kõik teised ka, et eks siin kõik peavad olema nagu okei. Ma arvan, et uued asjad ikka vajavad harjumist natukene ja läbimõtlemist ja kui töö käigus selgub, mida vaja on. Pühapäeval teeme kokkuvõtteid ja ma arvan, et esimene võistlus veel ei anna, et pigem loeme tipusi sügisel. Vaatame 3 võistlust ära ja otsustame siis, et... No ütleme nii, et mul omalgi esimene sõidud siin täiesti värske set-upiga ja värskel rajal. Ja palju töötunde. Ja palju töötunde, et ei jõua isegi ära oodata, kui sõitma saab. Ma arvan, et läheme sõitma selle peale. No nii, rahvas, Riivo Sinijärv, katse 2, sõita 6 sekundit. Läheb. 6,97, 315 kilomeetrit tunnis.